võib öelda, et see on nagu vana mina või keegi sõber või keegi tuttav armas tuleb, ütleb, et ma ei usu nendesse asjadesse. Eks ju, mis sa teed seal, mingi jumal ja et looduse taga on elu ja elu mõte on armastus, alandlikkus, kaastunne, tänulikkus, anda oma mõte, hing ja keha kõige teenimisse ja reaalsus on siin ja praegu ja Jumal on siin ja praegu ülihingena, püha vaimuna läbi oma energiate, läbi oma esindajate, läbi kirikute, läbi templite, läbi jumaluste, läbi pühakirjade, läbi palve, läbi Jumala nime, eks ju. Et ma ei usu seda. No siis mis mina võin öelda, ma võin öelda ka vanale endale või mõnel sõbral tuttaval, et aga ma ei usu sellesse, millesse sina elad enam. Kõik see materiaalse maailma, küll jumalik energiaga, see kehaga ja meeltega samastamine, mina, mulle, minu, see hirmu all elamine, eks ju, surm, sünd, vanadus, haigus, iha, viha, kadedus, hankara, valeego, eks ju, looduse rets, see draama. Et ma ei usu ka sellesse, ma olen sealt läbi käinud ja mulle ei pakkunud see teine alternatiiv, puhas pühendunud teenimine, see on mulle nagu atraktiivsem, ma ei ole sinna jõudnud ja ma olen võib-olla selline, öeldakse üldse ideaalne seisund, hingeseisund on nagu, et sa oled kogu aeg nagu õpilane. Et öeldakse, et algne Jumal on, Krishna on algne õpetaja ja siis kõik tema avaldumised ja kogu elu, impersonaalne, personaalne, nagu Trinata Pishunichana Jumala kehast Chaitanya ütles madalam kui muru, isegi murus nägid õpetajad, et madalam kui muru, kannatlikum kui puu, eks ju. Et kõiges sa näed nagu on sul see õpilase silm ja sa ei ole sinna jõudnud, aga see maitse või see eelmine, mis sa ära käid, on niivõrd ära näritud et see uus maitse, ma loodan, jõuab kunagi sinnamaani, et see ei saagi ilma selleta, et sa vaimustud sellest. Et see ei ole ainult reguleeritud vaimne elu, ettekirjutused, mida tohib, ei tohi, siis on vanad harjumused, mis sind rajalt tahavad ära viia. Et see ei ole ainult see on see uus see, et sina ei usu minu asjadesse, aga ma ei usu ka sinu asjadesse enam. Või vana mina, eks ju, et mitte solvata, eks ju, kedagi, nagu mina kunagi, eks ju, et ma arvasin nagu maitset saada, eks ju. Selles, et ma saan tuntud muusikuks ja ma olen hea tantsija või ma olen sarmikas egregooriga tüüp, keda kõik imetlevad, näiteks, eks ju. Enne kukeärk, eks ju. Et ma ei usu sellesse enam, sest materiaalses maailmas 99,9% inimesed on kadedusest läbi imbunud, mitte Jumala vastu, et kõige vastu, sest me tulime Jumalat mängima. Ükskõik, mida sa teed andekalt, 99,9% inimese vaatavad, neil on see kadedus, eks ju. Mis see tähendab, et sa ei peaks seda tegema, eks ikka puhastab ennast ja teisi, eks ju, aga kui sa hakkad seda teadustama, kui palju on meis, minus, sinus seda kadedust ja peenel tasemel, siis kaob nagu entusiasm ära ka, nagu ütleme, selline artisti entusiasm mõnes mõttes, eks ju. Aga kõik peavad oma dharmat jätkuma, eks kõik me oleme oma elu kunstnikud, artistid, vahet ei ole, mida sa teed, ega artist ei tähenda ilmtingimata lava peal olemist, artist võib olla ka hea kokk, eks ju. Või hea näitleja või hea aednik või sa võid ka artist olla, paned oma pere alla, eks ju, kogu energia ja šakti, et sealt saaks siis, nagu üks vaimne õpetaja ütles, et ma teeks 1000 last iga päev, kui ma teaks, et mõned lapsed suudan viia puhtasse armastusse, Jumalaga kontakti enese teadustamisesse ja mateeriast välja, eks ju. Ja muidu see perevärk on nagu need vanasõnu on palju, et kui sa elus ei ole midagi korda saatnud, siis sa võid öelda, et ma valisin pere. Et see, et me lihtsalt elame nagu, et järel tuleb põlvkond ja lapsed ja kasvatame neid, need on kõik loomaliigid, putukad, kõik on sama asi, et see ei ole omaette saavutus, see perevärk, mille peal või rahvus või partei või. Need on mööduvad nähtused, kui seal taga ei ole seda šaktit, seda igavast hinge, igavasi elulisi väärtusi, siis on kõik õhk, eks ju. Aga meil on vaja, eks, varjupaika ja me ei tea vaimsusest midagi, transcendentaalsest teadmist ja hingest ja Jumalast ja meil ei ole huvi olnud, eks ju, kuna me tahame ise Jumalat mängida, siis me leiame varjupaiga nendes ajutistes, enesepetu manöövrites, et korra saavutasid midagi ja pärast on jälle tühi tunne, aga siis sa mõtled, et see asi, et seda ma pean saavutama, siis see on see parem nagu.